Aonangis me siis ööbime sisuliselt selle Kanepi kohviku peal, nii et meie rõduvust on näha, see Kanepi logo on teistpidi. Kuigi tegelikult hotell kui selline on Branang Place, siis selline 3-tärni hotell on, aga ära saab magatud ja kõik on hästi. Siin see osa on renoveerimises ja kui mul meeles on, siis ma pärast näitan seda silti teiselt poolt ka. 9.30 läheb siis meil täna transfer. Väidetavalt siis viib meid siis sinna mingisugusesse sadamasse, mis siin Aonangist on ta siis kuskil 15 kilomeetrit eemal või oli 18 ja siis sealt edasi lähme Caron Beachi. Aga tahtsin näidata veel seda kohvikut, mis meil siin pool on, et Kanepi kohviku peal ööbime meie, ehk meie rõdu on siin Kanepi kohviku peal. Ja kas siis transfer tuleb või ei tule, väike segadus on sellepärast, et meil näitab tegelikult praami väljumise aega juba 9.30. Nii et ma ei tea, kas see aeg on sinna sisse arvestatud või mitte või igal juhul eks siis nähale, kas hakkab sekeldusi ka tulema või mitte, et siiamaani on kõik hästi sujunud. Meie transfer siis lõpuks jõudis kohale paariminutilise hilinemisega ja loodame, et oleme õige selle sellise masina peal ja liigume siis sadama poole, et siis sõita Phuketisse sinna Caron Beachi. Lahkume siis Nopparatta Harabierist. See on selline käänuline nagu jõe moodi ja keerab sinna nurga taha ja eile me läksime siis 4-paadi tripile sealt teiselt poolt. Et igal sellisel käärul või sadama nurgakesel on siis oma nimi ja oleme siis suunal praegu Phuketi poole. Nii et saab olema vinge. 12.30 jõuame kohale sinna ja eks siis näha ole, mis ilm ja kui palav seal on, et hetkel meil on juba 32 kraadi sooja ning kell on hommikul 10.35, nii et suhteliselt graafikus, et 2 minutit vist jäi siin ka hiljaks niimoodi, et sadamast välja minekuga, aga muidu on nagu meeleolu on hea. Ja mis ma muud oskan öelda, kui jõuame rohkem edasi sõita sinna nendele kividele lähemale, äkki õnnestub täna neid seda 4 saart eemalt ka näha, mida me siis eile nägime. Et tuuline on, ma ei tea, kui hästi kuulda on see, mida ma üldse räägin. Ma liigun korraks ettepoole ka siit, ilmselt võib minna. Pagas on siia pandud, siin on tegelikult vesi maas, hästi libe, siit võib väga lollakalt vette libiseda. Ja. See praam on kõige pisem praam, mida mina näinud olen praegu siis hetkel. Aga siin keeluala ei ole, et siia tulla ei tohiks. Vist võib jalutada, see mulle tundub. Lihtsalt ise peab kõvasti kinni hoidma. Vaatepilt on hästi ilus, jah? Ja siit siis lähevad jälle need Sitongchai kiirpaadid mööda. Täna tundub, et meri on veidikene rahulikum kui eile õhtul, kui me vaatasime tuleshow'd siis Aonangis, siis oli kuidagi veidike tuulisem ja laine möllas rohkem, aga ma lähen siit ära, sest siin ees on suhteliselt tuuline siiski. Ma hakkame vist rohkem kaugemale jõudma ja peaasi, et käna ei käi, seal on vesi maas. Ja siit saab siis alla ruumi, kus meie istume, seal on hea jahe. Üleval on ikka mega palav. Sihukene pisikene praam on hetkel see, millega meie sõidame. Hoopis see seal paremal on relay.
see rand sealt. Siit on näha juba, et on see ongi osa lõpeb ära ja siis sealt tuleb, siit ei lähe ühtegi teed. Ehk sa peaks sõitma paadiga siit pead sõitma sinna randa ja siis sealt saad minna jalutada juba sinna, kus on siis relay need koopad ja kus inimesed tegid mägironimist ja nii edasi. Et ma algselt arvasin, et siin on juba see ala. Siis mulle meenus, et ma eile vaatasin kaarti ja ma arvasin, et kui läheks jalutaksid läbi, et äkki läheb mingid teed, jalutavad või tähendab, lähevad sinna välja, aga ei lähe. Tuleb võtta siit siis mingisugune private boat ja sellega liikuda siis sinna ja siis sealt saab siis juba, seal on nagu väike majad ja asjad ja mis seal on, et ilmselt saab ka ööbida ja sealt siis olid, ma vaatasin mingid teed ja sealt kuskilt niimoodi läheb kaljude vahelt läks see tee, mida ma siis eile näitasin, kus kohas inimesed siis ronisid ja nii edasi. Aga hea oleks mitte plätaga minna, vaid osta see veejalanõu endale, mis siis kaitseb su jalga koralli selle põhja eest, et see korallid on väga-väga teravad, et endale viga ei teeks. Aga jah, aitab siis praeguseks ja lähen jalutan siis salongi sisse ja järgmine sihukene stopp on siis sisuliselt seal, kus me maabume siis. Tundub, et meil oli siin väike vahepeatus ja me oleme jälle Relay Beachis. Et eile olime me siis selle suure kaljunuki taga, kus oli Printsessi koobas ja siit ujuvsadamast võeti nüüd rahvast veidikene juurde jälle peale ja nüüd paneb siis meie praam edasi. Ehk siis, kui oleks Neljasaare trippi võtnud, oleks saanud siit ka väikese ülevaate sellest Relay Beachist endast nagu. Tundub, et hakkame jõudma siis Rassa de Pieri sadamasse ja vahepeal sadas vihma. Palju jäänud ei ole, paistab sealt see sadam. Ja laev, praam, mis iganes, püsib endiselt päris hästi graafikus. Korraks oli üks korralik hüpe ka, et meie ees sõitis üks praam mööda ja siis praami tagant tulev suur laine oli ja siis meie oma läks ristlõikega läbi ja siis käis korralik hüpe. Ma mõtlesin, et panime karidele. Aga jah, jõuame kohe siis Phuketisse, Rassa de Pieri sadamasse, siis võtame takso ja siis juba liigume edasi Caron Beachi. Köied visatakse peale. Nüüd tõmmatakse siis praam teise praami ligi ja siis hakkame juba maha liikuma. Rehvid on pandud niimoodi, et ei lõhuks teist ära. Nii, väga pehme. Väga pehme. Nii, hakkame siis maha minema ja mis seal ikka. Ja ongi üle mitme praami jalutamine. Pead ära ei löö kuskile vastu. Oba! Muidugi huvitav lahendus niimoodi, lähed üle mitme. Ja jõuad siis lõpuks samasse kohta, kus tulid. Kohal. Kui tulla siis Rassa de Pieri sadamast maha, siis on niimoodi, et taksot ei ole mõtet tellida otse sinna sadama piiri äärde kohe, sellepärast, et paljudel taksojuhtidel ei ole seda kaarti, millega sealt tõkkepuu alt läbi minna. Ja kui sa tahad otse sadamasse, siis sa peaksid maksma 50 bahhi rohkem, ehk siis me jalutasime paarsada meetrit tõkkepuu alt läbi ja veidike veel edasi, siis jõudis meie takso, seisis siin tee ääres selles mõttes Bolti oma. Võib-olla mingitel teistel on mingi litsents see, kui me tulime siia Rassa de Pieri, siis temal oli mingisugune kollane kaart, mille ta tõmbas läbi sealt ja ta lasti tõkkepoolt läbi otse sadamasse. Aga nüüd on meil siis põhimõtteliselt 52 mintsa sõitu ja 353 bahhi läheb see sõit maksma, siis nii, et arvutada oma hetkel ei viitsi, see on ka vist mingi 10 euro kandis kuskil orienteeruvalt. Päris hea, lihtsalt käib ja tuikerdab autode vahel. Rulleri korvis on koerad. Näed, siuksed istuvad seal ees.
kahekesi. Maanne remonditöökoda on siin. On toolid ja siis on, see ongi tooliremondi. Katted, nad parandasid vanu toole, renoveerisid. Restaureerisid jah, pigem. Restaureerisid, whatever. Ühesõnaga, nad tegid vanad toolid korda. Nii uued autod kohe või. Kellegi SLK, selliseid ei olegi näinud. Siin on, ma ei tea, kes siin siis elab või mis ta teeb siin. Stockholm auto oli sinna numbrimärgi alla kirjutatud. Autoremondi töökoda oli siin. Land Rover, Ford oli see. Eemal paistab siis pikk Buda, suur Buda, kelle peanupp kaob kohe nüüd ära sinna Mäenõlva taha. Ja ma ei tea, mis päeval me sinna lähme, puhkame täna ja siis äkki homme või ülehomme. Meie tuba asub siis 4. korrusel ja trepiastmetel on pandud siis kalorid. Kui palju kaloreid siis kõndides kulutab. 6,27 kalorit, et tuppa jõuda. Jõudsime kohale siis Caron Beachi ja siin on siis 4. korrusel meil selline hotellituba. Siin saab ka keegi vist lösutada. 2 inimese voodi, külmkapp, vaatame kohe, kas sees on midagi, ei ole, tühi on, Itsensi telekas, veel üks voodi, istekohad, klaimaks, lisaklaimaks, vurklaimaks ja siin on vann. Pull igal juhul. Sinna saad vett lasta, siin on rõdu. Siit tuleb ka vett või? Ei, siit vett ei tule. Ja siit on siis aiavaade, selline palmid. Värgid, särgid, palju maad on meil sinna randa, seda juba siis veits aja pärast näitan. See viimane tuba, kus me siis nüüd 4 päeva enne tagasilendu peatume, selle hind on siis 208 eurikut 4 öö eest, nii et tundub aus hind olema, see 3 tärni. Jõudsime siis ilusti kohale Caron Beachi ja veidike meenutab meie Batongi teemat, et tulime tänavalt alla, oli ringtee ja siis üle tee, siin on kohe rand, siis 2 kilomeetrit näitab Google meie ööbimiskohast, aga kui jala kõndida, siis mul ei tundunud, et oleks nii palju olnud see vahemaa. Tundus nagu oluliselt lühem olema või ma olen harjunud siin juba ära selle igapäevase kõndimisega. Ja teine tee on siis, et kui minna sealt veel edasi, siis saab sealt kuskilt edasi ülesse. Ja tee peal kohtasime eestlasi ka jälle poes ja neid on ikka päris palju siin. Näha on, et siin on niisugune rannaala, nagu, et rahvast on nagu rohkem siin rannas. Aonangi rannas näiteks ma ei näinud nii palju rahvast, aga siin on rannatoolid, asjad kõik. Hetkel sinna liiva sisse paterdama ei lähe ilmselt homme. Ja siin on siis niisugune põhitänab, kauplused nii palju ei paista kui ütleme Aonangis, aga eks me alles oleme esimest korda ka siin selle tänava peal liikumas. Siit niisugune väike tee viib alla, et päris liiva sisse ei lähe, aga saan siit juba äkki veidikene midagi teile näidata, mis siin toimub. See on hästi suure liivaala, aga nii palju kui mu silm näitab, on sinnapoole, siis siin on mingisugused langevarju teemad ja nii palju kui ma sinnapoole näen, on kõik paksult täis turiste ja päevitamisplatvorme igasugused. Okei, homme ilmselt siis tuleb teha see rannapäev. Päike loojus Caron Beachis ära ja meie esimene niisugune kohanemine on
ja ülevaade on siin juba tehtud, nii et vaikselt siis ööbimiskohta ja homme siis hakkame vaatama, mis plaanid meil on. Aga tundub, et see tänav, mis siin enne oli suhteliselt tühi, on siis asendunud siin ilutulestiku ja öömelu ja eluga. Täna sain ühe vinge särgi ka siit, maksis siis 200 bahhe, 6 euri. Sükene lühikene särk, ütleme maika särk, aga jokkeri pildiga. Ja siin on muidugi valuutakursid on head selles mõttes, et 36,4 oli siis 1 euro hind bahhides. Et sai vahetatud 100 euro eest sai siis 3640 bahhi. Nii et sellega saab siin siis ilmselt 4 päeva ilusti vastu peetud ja kui mõistlikult toimetada. Miau, siin käib massaažiteenuse pakkujad. Ja eile käisin ära siis selles Tai massaažis ka. Ütleme niimoodi, et väga toores selline, mulle meenutas ta tegelikult sellist spordimassaaži, et kõik võimalikud kohad vajutati küünarnukkide ja jalgadega läbi, nii et pärast ära tulles oli ikkagi sükene väga tummine valus, sükene kõik kohad olid valusad, jah. Kõige ligilähedasem spordimassaažile, kuigi ütleme, need massaaživõtted olid teistsugused ja muidugi hinna, sul ikkagi 300 bahhi eest tehakse sul tund aega Tai massaaži, ikka väga hea hind, see on sisuliselt 9 eurot. Eestis sa ei saa sellise hinnaga iialgi ühtegi massaaži. Isegi salongi sisenemisest küsitakse, ma arvan, juba rohkem raha. Aga jah, täna on siukene kokkuvõte meil siis sellest tänasest Karonisse saabumisest on, nii et homme vaatame, mis homme teha on. Tšau!